siit kohe tahaks ma võib-olla liikuda lähivõitluse apperite juurde. Ehk siis ma tahaksin ütelda, et haagid ja apperid on omavahel nagu vennad. Et kui me lööme, vaadake, lühike haak, pumps, siis küünarnukk on mul siin. Nüüd ma keeran seda küünarnukki alla, pumps. Ja mul tuleb nüüd ilusti lühike apper. Tän, või siis haak, apper, haak, apper. Kuidas ma õpetan lüüa appereid? Apper on võib-olla kõige keerulisem löök üldse arusaamiseks ja seal tehtakse kõige rohkem vigu üldse. Põhimõte uppercuti puhul on samasugune nagu ka haagi ja otselöögi puhul, et löök peab olema nähtamatu. Me peame tekitama sellise löögi trajektooriumi, et meie käsi läheks alt ülesse. Upperi puhul on siis selline asi veel, et me peame seda lööma, et löögi trajektoorium läheb siis nii alt ülesse ja ka ette. Selles mõttes, et ma näitan teile, demonstreerin, et ma lähen pum, pam. Samamoodi vaadake lõuast, ma lähen nagu meelega juba alla ja siis viskan käsi ülesse. Nagu laen jala, pumps, laen jala, pams. Et tüüpiline viga on siis kuidas? Et inimene seisab kohe peal, ta viskab kätt alla, pum, ja siis viskab ülesse. Vot selline asi, samamoodi. Ja see hetk on ju, kui me viskame seda käsi alla, meie lõug on lahti ja teiseks me näitame välja, et mis löök tuleb. Seepärast me peame minema alla, väikene kükk jala peale, laadime jala, pam, hopp, pam. Samamoodi, kui siin haagi puhul me lööme kruusiga, üritame lüüa, siis siin samamoodi see rusikas jääb samaks. Näete, ehk siis pööjal vaatab minu peale. Miks üldse on oluline õigesti hoida rusika positsioon? On ka sellepärast, et meil peab, vaadake siin, kus on meil siis ranne koht ja siis rusika koht, peab olema sirge joon, kui me lööme ükskõik mis löök. Kas niimoodi või siis niimoodi. Sest kui see on mingisugune kõvera joon, siis kui käsi läheb põrkab kokku käega või siis käsi põrkab kokku vastase peaga või kehaga või ükskõik millega, küünarnukiga ja ta on selline, siis me võime jälle palju rohkem esiteks haiget saada ja teiseks vaadake, iga kõverjoon meie kehas on siis energiakulu, et kui me lööme niimoodi, kõik on super, energia läheb mööda meie kätt vastu vastase pead või keha, kui me lööme niimoodi, siis osa energias läheb siit välja. Ja seetõttu ongi veel üks põhjus, miks me peaksime oma randmeid nagu tugevamaks teha. Ja praegu ma tahangi siis keskenduda sellele, et lühike haak ja lühike apper on siis vennad omavahel, küünarnukk on siis 90 kraadi, see on teine oluline asi, nii siin kui siin. Ja löök peab olema peidetud. Kuidas ma õpetan üldse uppercuti lüüa niimoodi, et me ei teeks vigu. Samamoodi me peame keskenduma, ehk siis kust ja kuhu liigub meie löögi jõud, ta liigub alt ja liigub ülesse. Ehk siis, ja kuidas võib-olla teha tunda seda kõige paremini. Samamoodi kui haagi puhul me paneme küünarnukk ja siis küünarnuki asemele me paneme juba rusikas, siis uppercuti puhul ma palun, et õpilane kõigepealt pööraks ja lööks oma õlaga. Näete, õlg ja siis ma hakkan, partner peab panema käsi siia, näiteks minu näo ette ja siis ma pööran samamoodi keha ülesse ja siis ma löön õlaga. Siis ma löön õlaga, nagu ma viskan oma õlg üles, pum. Käsi on veel all, pum. Pum ja pum. Kui ja see asi on selge, pum, et ma löön õlaga, siis ma õpetan järgmised, et mõtleme, et me liimime meie käsi siia õla juurde. Ja samamoodi nüüd õla asemel juba me hakkame lööma mitte õlaga, vaid liimitud käega, liimitud rusikaga. Pum,
pumm. Näete, mu põlv sirutab lõpus lahti ennast. Pumm. Kui see asi on juba selge, siis ma palun panna käsi siia, pumm, nagu niisugune kang. Ja siit ma viskan samamoodi, pam, ülesse. Pam, ülesse, on ju. Põlvad kõverad, lahti. Kõverad, lahti. Ja kui see asi on juba selge, siis ma palun, nüüd paneme käsi juba lõua juurde ja siis me teeme kõik need aspektid koos. Pam, on ju. Pam, pam. Uppercuti puhul on oluline ka see, et kui me lööme uppercut, et küünarnukk oleks meil kehajoone sees. Mis see tähendab, on see, et kui ma löön uppercuti, pum, vaadake, küünarnukk ei paista mu kehajoonest nagu välja. See on ka samamoodi, see on nagu viga, see reedab välja, mis löök tuleb. Kui ma löön siit, pam, küünarnukk on siin sees, siis ma saan kitsemini töötada. Pum, 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 pum. Kui ma löön niimoodi, on ju, siis ma ei saa päris täpselt pihta ja siis see löögi energia ei ole ka maksimaalne. Kolmandaks, ehk siis ma reedan oma löök välja, kui ma löön niimoodi. Seega alati üritame keerata oma küünarnukk oma õlaga ilusi siia sisse, täh, täh. Teine käes on lõua juures, on ju, õlg üritab siia lõua juurde maksimaalselt minna, rusikas on siin, täh, täh. Kohe peal võime proovida, pums, 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 pums. Ja näiteks, kui need asjad on selged, nii haagid, pums, 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 kui uppercutid, pums, koha peal, on ju, pums, pums. Siis ma võime neid ühendada kõigepealt koha peal ja siis me teeme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja muidugi siin on väga oluline, et me jälgiksime, kas meie tasakaal või kehamass liigub ühest jalast teise peale. Sest muidu, nagu te juba teate, et kui seda liikumist ei toimi, siis lööki ei toimi ka. Võib-olla räägiks mõndadest vigadest, mis uppercuti puhul on väga olulised. No esimene asi on, nagu ma ütlesin, jah, et me paneme käsi alla ja siis lööme üles. See on viga. Teine asi on see, et kui me teeme niisugune väikene laadimiskükk selleks, et uppercut lüüa ülesse, pums. Väikene laadimiskükk, et uppercut lüüa ülesse, pum, pum. Siis see kükk on võib-olla liiga suur. Palju läheb, ja samamoodi, see ei ole hea, sest see reedab välja teie tegevused, mis te kohe hakkate tegema. Et natuke nõks, pum, nõks, pum, nõks, pum. Ja võib-olla uppercutide puhul me peame kõige vähem töötama, pöörama välja meie nagu jalg, pum, natuke küll, aga mitte võib-olla väga palju. Teine asi on see, et millegipärast, kui me lisame juba samme, mida me varsti hakkame kohe tegema, siis selleks, et nagu tõugata üles sammu peal, eks ma näidan külje pealt, et tõugata üles nagu sammu pealt ja sirutada oma jalad lahti, tüš. Õpilane läheb vastupidi ja teeb niimoodi. See on ka vale, sest see jõud läheb siia põlvadesse, on just kuhugi välja. Kolmas asi on see, ka väga tüüpiline viga, et kui me teeme uppercuti, siis me liiga palju painutame oma selga. Vot niisugused asjad. Miks on halb? No esiteks, kui ma teen niisuguse löögi, jõud läheb siit välja, see on esimene probleem, löög ei ole tugev. Ja teine asi on muidugi see, et me paneme ennast ebamugavuspositsiooni, näiteks on ju, kui ma löön, siin on raske juba jätkata rünnakud. Seepärast, kui me lööme, on ju, uppercut, me peame panema ennast sellisesse positsiooni, et me kohe saame jätkata mingisuguse löögiga, pums, või vastupidi, samamoodi, mugav positsioon, kui me lööme haag, näete, samamoodi, me saame pikendada kohe rünnakud. Pikendada, et me kunagi ei tohi teha niimoodi, et meie tunneksime ennast ebamugavamalt. Ja veel kord, et eks siis on ju, proovime kõigepealt saada selgeks haak, lühike haak lähivõitluses. Ehk siis, pum, rusikas paralleelselt minu silmadele ja lõuale. Küünarnukk on siin 90 kraadi. Küünarnukk on lõuatasel ja kaitseb lõuga. Pums, pums. Pums, 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 pums,
pumps, pumps. Kui see asi on selge, samamoodi proovime uppercutidega. Tush, push, push. Vaadake, on ju, siin jälgime seda, küünarnukk oleks kehajoone sees, rusikas oleks paralleelselt minule lõuale, pamm, ja viskame, jalaga, viskan ülesse. Kui see asi on jälle on ebaselge, tunnete ennast nagu ebakindlalt, mäletate, tulge siia õla juurde, visake õlge ülesse. Kui te tunnete ennast ebakindlane haagide puhul, siis rusika asemel lööge küünarnukk, keerates puus sisse, kann välja, pum. Ja siit üks, pange siis rusikas siia, tash, pumps, push, pumps. Samamoodi, pumps, küünarnuki asemel rusikas ja siis lööme. Täh. Muidugi teine käsi alati valvab meie keha, meie lõuga, et kunagi ei tohi selliseid asju lubada. Uppercutide puhul ka, niisugused asju kunagi ei tohi lubada, küünarnukk paneme siia. Lisaks tahaksin ütelda seda, et tüüpiline viga võib-olla on see, et kui inimesed hakkavad õppima siis haake, nad unustavad üldse ära sellest, et peab töötama kehaga. Miks me üldse neid küünarnukke alguses keerame või näitame, on ju? Ongi sellepärast, et saada aru, et keha peab panema tööle. Tihti ma näen selliseid asju, miks veel seda hoogu võetakse haagi ajal, et keha ei panda sisse, siis nad löövad niimoodi. Nad ei saa nagu kuskilt hoogu ja õlad on neil sirged. Seepärast soovitus, alati paneme tähele, et kui palju liigub ette meie õlg. Sest tegelikult, mida rohkem ta liigub ette, seda kergem see haag tulebki välja. Pum. Näete, et see õlg peab olema lõpus ikkagi samamoodi siin lõuajoonel peaaegu ees. Ja siis automaatselt kõik ülejäänud käsi lendab sellega kaasa. Ja siin samamoodi. Kui aga see õlg ei ole ees, ei liigu ette, eks, siis me hakkamegi seda hoogu kuskilt võtma, sest löök ei tule iseenesest välja. Ja seepärast samamoodi, et kui me tahame kontrollida, kas see asi toimib, samamoodi me istume maha ja siis käed paneme siia ja siis vaatame, kui palju meie keha tegelikult töötab, kui palju või vastupidi on. Ja üritame samamoodi küünarnukk, siis küünarnuki asemel paneme pumps. Ja kui siin me saame seda tööle, samamoodi tõuseme ülesse ja siis liigume juba jalaga ja seljaga. Pumps. Et siis see selleks, et kui te küsite või tunnete, et küljelöög ehk haak ei tule välja, siis pange tähele selle peale, kui palju te pöörate oma õlg ja kui palju ta ette läheb. Pumps. Kui ta läheb palju ette, siis asi hakkab toimima. Kui ta vastupidi ei lähe piisavalt ette, siis tekibki ebamugavus.